Tere, Avo siin ja väike garaaživärk. Talveroimad on teada tuntud, et talvel neid vaja on ja mul on ka üks, mis läks katki. Ja tegelikult viga on tavaline Mäda 36 ja mis neil juhtub on see, et õõts tahab tulla kereküljest ära. Ma küll enne mõtlesime sellest videot ei tee, kuid see probleem on päris suur, nii et võib filmida ka. Igal juhul näitan nüüd kaameraga teistpidi, mis siin õõtsa juures juhtub ja kuidas mina selle probleemi lahendan. Tavaline märk, need poldipesad tulevad kereküljest lahti. Sellel autol on ka tulnud, sest et see auto on tegelikult suht koht mäda. Aga sillad püsivad üldjuhul all kuni selle hetkeni, kuni need siit ära tulid. Nüüd ma punktisin need siia sisse, tagasi, vaatasin, kontrollisin selle raamiga, mis siit originaalis on. Et mul punktitud augud on õige koha peal. Et kõik augud istuvad. Ma ei tea, kas ma siit telefoniga saan niimoodi. Igal juhul, need on õiges kohas. Nüüd on vaja sellest šabloon teha, kuhu saab siis plekitüki siia panna või tegelikult see plekk on peenik asi, paneme raua. Neid šabloone ma tegin tegelikult mitu tükki, sellepärast et suht kesine nurk, kus kohas seda asja teha. Esimene versioon on selline, mis on aerosooliga värvitud. See on sellepärast, et värske värviga papitüki surusin sinna auku ülesse. Ja sain analoogse moodustuse. Lõikasin välja, leidsin paar tehnilist viga, mida tundub, et on keeruline lahendada. Siis lõikasin uue papitüki, mis näeb välja juba tunduvalt parem, kuid selle mõõdud on siis väga lähedal õigele asjale. Kõige lõpuks lõikasin papist välja selle viimase šablooni ja märkisin selle 2,5 millisele rauale ja see on siin. Ja see tükk nüüd istub siia auku ilusasti. Tükk on oma koha peal asetatud, ütleme, tegelikult oleks nüüd sellest liikuva näpu juures see asi olla natukene pikem, aga pole hullust, see koht ongi veel tugev. Natukene käiamist, et keevituste arvelt saaks plaati rohkem vastu kere ja valmis, ei, kukkus ära, nii. Ja nüüd tuleb kõik asjad täis keevitada. Käian siit selle ümbrust natukene veel, kus näpp liigub praegu ja siis saab selle raudplaadi sinna külge. Selle raudplaadi, mille ma olen välja lõiganud, kruvidega siia kinni. Nüüd see on siia kinni kruvitud, et saaks asjad täis keevitada, siia võiks haamriga väikse kopsu anda, enne kui seda keevitada, et rauad oleks vastu rauda. Ja nii ma selle siia kinni keevitan ja keevitan ka kinni selle ääre, kõik need ääred, mida ma vähegi mahun keevitama, need keevitan kinni. Ja ma usun, et see pool on tugev. Keevitustööd on tehtud paagi ja plaadi vahelt keevitama ma ei hakanud, sest et paaki ma ei viitsi maha võtta. Ja kütusepaak on plastmassist, nii et võttis arvata, mis see kombo võib olla, kui sealt vahelt keevitada. Aga ülejäänud osas keevitasin kõik kinni, mis sain, näitan kohe, kui kaamera teistpidi keeran ja lasen siia mingisuguse aerosooli lihtsalt peale. Nii et väga lihtne asi, mida korda võtab aega 2-3 tundi, kui on olemas tööriistad selleks ning vaja töötada käsi ja see asi saab tehtud. Selle tegemiseks on ikkagi 3 varianti. Esimene variant, osta endale kohe korras auto, siis sa ei pea seda tegema. See tähendab, et see auto pole niimoodi mäda. Teine variant on enneta seda, ehk siis enne, kui sa autot siis tarbid selliselt, nagu seda kasutada, siis veendu, et need kinnitused oleksid okeid ja kui nad on kahtlased, siis keevita kohe tugevdusplaat ja tõenäoliselt sa ei pea sellega rohkem tegelema. 3. variant, ole nagu mina, sõida puruks, siis mõtle välja, kuhu need asjad panna ja keevita sinna tugevdusplaat. See on kõige halvem neist tegelikult. Ja on ka variante, mis on veel halvemad, et sinna ei ole kuhugi enam keevitada, sellel autol veel kuidagi sai. Müüakse kuskil Poolast äkki.
saad valmis tükki, kus on siis pesad sees ja kogu selle kopsiks saab ära vahetada. Aga see juba eeldab terve auto lahtivõtmist, ehk siis paak maha ja kõik selle ümber puhtaks, saad punktidest lahti puurida ja uue tüki panna. Üldiselt nii mädakere remontimine on küsitav, kas see on vajalik või mitte. See on igaühe oma otsus ja tegelikult on ka 4. variant, et ära oma üldse üks BMW-d. Et see on lahendus. Ja ikkagi muidu see töö ei ole küll väga hull, sest et aegade võttis mul, ma arvan, umbes 3 tundi. Kõikide asjade koos, tüki välja lõikamised, lahtivõtmine, kokkupanek, et see ei ole midagi müstilist ja selle vea pärast päris siis autot sõidust välja võtta, mis on mõeldud mul jäärajale, minu jaoks tundus natuke mage, kuigi alguses ma arvasin küll, et ma pean hakkama kere vahetama. Nii et remontige BMW-si ja kiitke ennast jäärajal.